mul paistab päike täpselt silmasega, kui ma silmi kissitan, siis see on sellepärast. Tere! Minu nimi on Sydney ja tere tulemast tagasi minu kanalile või kui sa oled siin esimest korda, siis tere tulemast mu kanalile. Kui te mind teate päriselus, siis te teate, et Eurovisioon tähendab mulle mega palju. Eurovisioon on mu elu mõte. Ma võib-olla ei seleta siin videos väga hästi, kui palju mulle Eurovisioon tegelikult tähendab, aga nagu for real Eurovisioon on mulle mega tähtis. I live and breathe Eurovision. Kõige parem asi, mis aastaga juhtub, ongi Eurovisioon. Eurovisioon on jälle nurga taga ning see aasta mõtlesin ma jagada oma teadmisi, oma knowledge'id Eurovisiooni kohta. Ma annan nippe Eesti rahvale ning Eurovisiooni laulukirjutajatele ning kõigile, kellele Eurovisioon natukenegi tähendab. Kuidas saaks siis Eesti ikkagist võidu Eurovisioonil? Kuula neid nippe, pane endale kõrva taha ja võta õppust minust ja minu teadmistest. Kõige parem nipp, kõige esimene nipp, mis ma võin anda Eurovisiooni laulukirjutajatel. Palun, kui sa tahad Eurovisioonile saada, esita laul, mis on inglise keeles. Millal viimati võitis Eurovisiooni laul, mis ei olnud inglise keeles? Tell me, palun, kas see oli eelmine aasta? Nope. Kas see oli eelmine aasta? Nope. Ingliskeelne laul, rahvas. Teatus, järgmised green screen efektid on väga kvaliteetsed. Pole raske olla cool, kui sul naeratus on suul, nüüd õppust võta mul ära, ole nagu sul. Sellel ajastul on Eurovisioonil ka väga tähtis show. Eurovisioonil sul peab olema show paigas. Mind nii ajab närvi, kui lähevad mingi maad, lihtsalt seisavad seal koha peal ja lihtsalt laulavad. Ja nende laul isegi oli hea. Exception, Elina ja Stig seisid paigal, laul oli mega hea, koht oli mega hea. I freaking loved Elina ja Stig. Aga kes võitis? Mitte Elina ja Stig. Ära seisa paigal. I have a pen, I have an apple. Ära kõigu ainult natukene. I have a pen, I have an apple. Mida rohkem plahvatust, seda parem. Okei, mitte päris, kinda umbes, you know. Ma natukene võib-olla liialdan üle, aga trust me on this one. You gotta get your show. I have a pen, I have an apple. Apple pen. Kui te olete Eurovisiooni jälginud sama pingsalt kui mina juba pikemat aega, siis Rootsi on Eurovisioonil mega hea. Võtke kõiges õppust Rootsilt. Laul, Rootsi teab. Esinemine, Rootsi freaking teab. Kui sa isegi ei tea, kuidas oma paelu siduda Eurovisioonil, küsi rootslastelt. Rootsi teab. Kuidas ma siis siin Eurovisioonil oma paelu peaks siduma? Rootslased. Kuidas need prillid üldse pähe käivad? Rootslased! Kuidas need kinnad kätte käivad? Rootslased! Mu viimane nipp on rohkem rahvale ning inimestele, kes Eurovisiooni laulu poolt hääletavad. Palun tehke researchi. Palun tehke researchi. Palun vaadake, palun vaadake, millised laulud on eelnevatel aastatel võitnud Eurovisiooni. Kui te hääletate laulu poolt Eesti laulul, siis ärge palun hääletage laulu poolt, mis teile lihtsalt meeldib. Pange oma ajus tööle Eurovisiooni osakond ja hääletage selle aju osaga. Ärge hääletage selle poole, et see on päris hea laul, hääletan seda. Nop, kohe. Telefon ära. See on päris hea laul. Okei, hääletamine hakkab pihta. Mis laulu tuleb hääletada? Ma tean. Ma tahaksin teiega rääkida veel ühest asjast. Nimelt on hetkel käimas blogiauhinnad ja terve maikuu on teil aega hääletada oma lemmikblogide poolt. Ka minu hea sõber Sigrid oma blogiga on nomineeritud aasta uustulnuka auhinnale ning mina kui väga hea sõber, olen lubanud teda aidata. Palun teid hääletada tema blogi poolt. Link, kust hääletada saab, on all descriptionis. Põhimõtteliselt, mis te tegema peate, on minema selle lingile. Te leiate sellise koha nagu aasta uustulnuk ning sealt valige MyPhoto nimeline blogi. Kui te leiaksite oma päevast selle 2 minutit, okei, võib-olla kui teil on aeglane internet, võib-olla läheb 3 minutit, aga nagu muidu läheb 2 minutit maksimum, siis ma oleksin teile väga tänulik. Link on all, õpetus oli siin 2 sekundit tagasi. See oleks väga vinge, kui te võidaks selle ja kui teie saaksite aidata teda. Päevas saab hääletada 1 korra ning kui ma ei eksi, siis ühe inimese poolt saab hääletada 5 korda. Kindlasti vaadake Eurovisiooni ning kindlasti kommenteerige siia alla, kui väga teile Eurovisioon tähendab, sellepärast et minule tähendab Eurovisioon väga palju. Ma loodan, et teile see video meeldis, ma loodan, et te vaatate Eurovisiooni, sest kui te ei vaata, siis mis teiega toimub? Näeme pea, minu nimi on Sydney ja tšau. Nüüd ma panin prillid ette sellepärast, et mul lihtsalt päike paistis nii silma, et ma ei suutnud enam kannatada seda välja. Subscribe mu kanalit siit keskelt tank ja vaata neid 2 videoid, mis on varem välja tulnud. Kliki neil ka like'i ja tšau.